Head õppijad, kohe saab nädal läbi ja me oleme olnud 9 nädalat kaugõppes ja kaugtööl. Ma tänan teid kõrgkooli nimel, kes te kõik olete olnud fantastiliselt vaprad ja motiveeritud kiirel üleminekul kaugõppele. Ma tänan teid ka 2 korda antud tagasiside eest, mis te andsite kaugõppele ja selle korraldusele ja lisaks oli ka küsimus, kuidas te olete saanud informatsiooni eriolukorra kohta. Ma tänan, et te olite nii positiivsed. Ma tänan, et te olete olnud rahul kõige korraldamisega, mis on puudutanud teie õppimist ja tööd. Me kindlasti võtame teie ettepanekud arvesse niivõrd, kui see on võimalik. Selline õppetöö korraldus, kus me kasutame digimeetodeid, on tegelikult tulnud, et jääda. Loomulikult me kaalume, millises mahus ja milliste õppeainete osas. Aga kindel on see, et selline õppetöö korraldus, mida me oleme nüüd pea 9 nädalat juba viljelenud, on tegelikult õppija jaoks mugav ja jääb seda ka edaspidi meie töösse. Suurepärane uudis on see, et kõrgkooli institutsioonina ja kõrghariduse õppekavad on saanud 7-aastase akrediteeringu ning kutseõppe õppekavad 6-aastase akrediteeringu. Aitäh kõikidele, kes akrediteerimise protsessides on kaasa löönud. Kõrgkooli kriisikomisjon on töötanud juba 9 nädalat. Kriisikomisjoni koosseisus on ka üliõpilasesinduse esindaja, kes on olnud väga tubli ja väga aktiivne ning toonud meieni igapäevaselt õppijate poolseid küsimusi ja probleeme. Aitäh! Me teame, et teil on vajadus tulla õppehoonetesse, kas siis oma isiklikele asjadele järele või selleks, et tuua raamatukogusse raamatut tagasi. See saab võimalikuks alates 20. maist nii Tallinna kui Kohtla-Järve õppehoonetes. Aga vaadake tähelepanelikult kõrgkooli uudiseid, sest seal ilmuvad täpsemad juhised, millal, mis kellast ja mis tingimustel saate õppehoonetesse tulla. Ja kordan ka veel üle, et õppetöö, mis algab 18. maist, on ainult teatud rühmadele ja ainult praktikumidena. Et selle informatsiooni te saate kõik oma otsestelt õppekava juhtidelt või siis oma keskusest või õppetoolist. Järgmiseks on olnud üks küsimus, et kui te näiteks töötate kuskil tervishoiuasutustes ja teil hakkab õppetöö, ja mis siis saab, kui te ei ole kindlad, kas te olete olnud kontaktis viirusekandjaga või äkki olete ise viirusekandja? Siis esiteks küsige kindlasti oma töökohas, et millise soovituse te saate ja kui teil tekib ikkagi kahtlus või probleem, siis võtke otseühendust oma õppekava juhiga. Ja kindlasti vaadake koduleheküljelt uudiseid, mismoodi teid seal juhendatakse. Nii, head lõpetajad, kindlasti te mõtlete, et aga kuidas me siis oma kõrgkooli lõpetame? Teate, täiesti aus vastus on ei tea. Täna me seda tõesti ei tea. Aga selleks on veel aega, kuni te saate oma õpingud kõik lõpule viidud ja kuni kevad areneb, küll ka siis tekivad lahendused. Seniks aga, kuni kogunemised ei ole lubatud, siis on teie poolt head ideed teretulnud, kirjutage meile, mismoodi me saaksime teie lõpetamise protsessi muuta kuidagi ilusaks ja pidulikuks. Kirjutage meile oma headest ideedest. Te olete saanud väga erilise kogemuse sellel kevadel. Täiesti erilise ja täiesti kordumatu kogemuse. Võtke sellest õppetund ja kasulik kõik kaasa tulevikku. Olge terved ja olge eeskujud selles osas, kuidas käituda keerulisel ajal. Ilusat kevadet ja kohtumiseni. Aitäh!